Täna on 24. veebruar ja me tulime Hannesega poodi. Näitame teile, missuguse sööke me teeme, palju meil poes kulub, kõik selline asi. Et selline nädala ostukorvi moodi asja teeme, et vahel kui midagi nagu puudu jääb, siis me ikka käime poes, aga enam-vähem olen mõelnud, et me saaksime teha meie meal prepi asjad valmis nendele nädalaks. Juhu! Mindu ka, et tundub nagu ülimugav on ja võtan siis paki šampiljone. Aga 23,45 on kilogramm, lahtiselt on 14,99, nii et võtame lahtiselt. Võtsin nüüd mõned ilusamad. Norm. Meil on nüüd poes käidud, me ostime väga palju värsket ja selliseid korraika nagu toiduaineid, et teha korraiku sööki. Meil on see nädal plaanis teha siis tomkaad suppina ja siis pastat tööle kaasa. Ja siis mingit snäkki ostime ka, snäkid on nagu alati selline, mis annavad on ja hinde juurde mingi limpsi ostime, šokolaadi, väikese, tahtsin proovida. Ja mulle kummikomme. Ja ma ei tea, vaatame. Räppe ostime, sest need on head olemas kodus, et seal on näiteks quesadillas teha, sinki, võileivamaterjali, sellised asju. Nii, ma laotan siis teie ette meie ostukorvi. Apelsiinid, arbuus, maisitõrvikud, paprika, šampinjonid, viinamarjad, banaani, idud, roomatomatid, ingver, siis brookoli, väike päts saia, tortillat või need wrapid, siis pasta jaoks pastat, sinki, kana, ühed jogurtid, ma proovin seda kreeka jogurtit, Hannesele mingi teine jogurt, siis juustud, meil oli kuubikuid vaja ja pesto, kookospiim, üks kookospiim on kodus olemas, karripasta, sojakaste, siis kaarlikajooli, suhkur. Meil on küll siin, aga me ei taha nii palju nende omasid kasutada, siis on siin snäkkidele, et limpsi, see on küll sugar free, aga ikkagi. Siis selline küüslaugu saiad ja ahju visata, kummikommid ja üks šokolaad. Nii et ma ei tea. $143 kokku ja 86 eurot siis. Siin on üks selline väga igav, aga lihtne ja kiire odav toit, mida teha õhtusöögiks näiteks. Ostad juurikad, külmutatud riisi,
siis keedoriisi, praadriisi koos juurikatega ja paned muna 1-2 ka sinna sisse ja segad läbi. Värsketena lisasime siia kurki ja idusid ja muu. Alguses unustasin filmida, aga ma näitan meie mealprep'i, siis ma teen brookolipastat, siin on spinati pasta nuudlid, brookoli küüslauk ja Hannes tegi meile tomkasuppi, mida on ülihea kiiresti soojendada peale tööd, aga see pasta toob tööle kaasa. Siin all on korralikult õli. Juhuu! Ja meie imemaitsev pasta on valmis. Aasta YouTuber mingi oma mustade nõudega, aga sees on brookoli, küüslauk, siis oliivõli, spinati pasta, nagu ma enne mainisin, ja panime 2 teelusikatäit pestoka, soola ja ühte mingit küüslaugu maitseainet ja Itaalia maitseainet. See näeb nii hea välja ja siis peale võib panna parmesani juustu näiteks. Meie hästi fancy lõunasöök. Mul on pasta ja idud. Hannes sööb küpsiseid. See on riisiroog. Täna on teine kord nädalas põhimõtteliselt, kui me läheme poodi. Meil on küll natukene süüa veel alles, aga meil tuli purksiisu ja me oleme seda ülikaua tahtnud, ehk siis me tulime purksi asju ostma ja meil hakkab saama supp ka otsa, ehk siis me mõtlesime, et ostame oatoidu jaoks ka asju. Ja et näitame teile, mis me siin ostame ja mis me sinna paneme. Oatoit siis tegelikult põhimõtteliselt chili con carne, aga seda moodi nagu minu emme mulle kunagi kodus tegi, see oli minu lapsepõlve lemmiktoit ja siiamaani aga maitseb. Siin on sibul kõvasti odavam, kui oli Uus-Meremaal ka. Võtsime 2 sibulat. Kedagi huvitab palju veiseliha siin maksab, siis ja tuleb välja, et seahakkliha on kallim, kui on veishakkliha. Minu hinnangul või meie hinnangul on siin meeletult kallid igasugused juustutooted ja ei ole nii avalik kui Eestis. Ja vorstid ja singid on ka sellised, et kui sa enamasti vaatad neid, siis on nagu mingi, ma ei taha. Ja kuna Uus-Meremaal me mõtlesime, et vai proovime, minu arust need näevad samasugused välja. Ja Uus-Meremaal mõtlesin, et vai, päeva proovime. Ja siis ühe korra ma sain mingi singi, kus oli mingi kondid sees ja see päris õve. Ja see ei maitsenud ka hästi, nii et pigem ei taha neid süüa. Ja siis söömegi mingi kalleid salamisid ja prosciutosid, mida Eestis peaaegu kunagi osta või väga harva. Aga siin jah, mingi kanafilee, on nagu kanafilee sink, aga need ei näe üldse head välja, nii et ei söö neid. Aga seest 1 kilogramm peekonit on 13,20, nii et peekonile väga meeldib. Paneme purksi vahele Poola tilliga marineeritud kurki ka. Ma küsisin vahepeal Instagramis häid lõunasöögi ideid. Tuleb välja, et pasta oli number 1 erinevates vormides. Ma näitan siis, kuidas me teeme. Me tegime üks päev seda brookolipastat. Täna mõtlesime, et võtaks erinevaid juurikaid. See Hannese idee. Ei viitsi hakkida. Ostime sellise miksi. Igasugused huvitavaid asju, häid asju. Kõigepealt kedame pasta. Ja siis pärast laseme need panni pealt korra läbi ja siis paneme õli ja pasta sisse ja küüslauk ka. Väga hea, mul on vaja see ära hakkida. Siin on siis see segu, nuudlid. Panin 2 supilusikatäit pestot, ma ei tea, silma järgi, tegelikult ma mõõtsin ära, aga silma järgi suurema koguse oliivõli, 40 grammi ma panin ja poole sidruni mahla. Ja siis pärast seda serveerida näiteks parmesani juustuga on mega hea. Ma pole küll nende juurikatega proovinud, aga tundub väga maitsev. Pesto annab maitset
Mingi maitseaine võiks ka panna juurde. Ei tea. Mulle tundub, et hakkab valmis saama. Meil on mingi selline maitseaine, ma panen seda natukene. Ja siis ma lisan veel päris küüslauku ka juba hakitud. Ma tahaks öelda, et selle pasta tegemine võttis mul äkki mingi 15 minutit aega. Kokku ma tegelikult analüüsin rohkem, siis ma teen mitut asja korraga. Me teeme praegu purksi, siis pastat. Aga pasta keema siis keedad ära samal ajal juba poole pealt paned need juurikad, kuna need on külmutatud, paned need pannile. Ma ei pannud sinna algusõli, kuna see võtab nagunii vett, siis natukene lased neil, et nad natukene hakkaksid sulama. Siis keedetud pasta panin pannile. Täna ma kurnasin ära kogu vee, aga tegelikult sa võid natukene pasta vett ka juurde panna. Siis paned õli mõnuga. Siis segad veits, paned mingi maitseaineid ja ma ei tea, soola, pipart ja mingi maitseaineid või mingi ürte näiteks. Ja küüslauk on panin lõpus, sellepärast, et küüslauk head omadused rohkem säiliks. Aga ülilihtne ja maitseb üli hästi. Ja pesto panime ka. Jah, 2 teelusika triiki täis, et korrekud need siis annab natukene sellist mõnusat maitset juurde. Ülilihtne ja tööl süüa ja maitsev ka minu meelest. Et ma olen hästi pirtsakas toitu ja kõik mul ei sobi, mitte midagi. Kui see on külmad, siis ma ei taha seda süüa. Ma ei tea, kui on jällegi väljas on soe, siis ma ei taha seda süüa. Keeruline on minuga, aga seda ma sain hea meelega ja nii et võis juurde teha. Aga minuga on jälle järgmine probleem, kui mulle midagi maitseb, siis ma võin seda süüa mingi hetkeni ja siis mingi hetk ma enam ei taha ja siis ma enam ei söö seda, nii et ma ei tohi liiga palju süüa, siis muidu mul on jälle häda, et mida ma nüüd söön. Nii et vaatame, kuidas läheb. Nii, ja oleme tagasi kodus. Tänase ostukorvi peale läks $104. Et sellega peaks küll nädala kindlasti lõpuni saama, et 2 korda sellist. Esimene kord oli $134 ja seekord siis $104. Ehk siis $250 nädala kohta 2 inimese peale siis. Ja meil tuli ilge purksi isu, et siis ostsime niisugused hakkliha. Siis panin sinihallitusjuustu sisse ja siis peekonit ka, et Ave praeb kuklit sees ja siis mina grillin need valmis ja siis saab maitsvat purksi süüa. Samal ajal Ave teeb sees pastat ka veel, et oleks hea tööle kaasa võtta. Küpsevad vaikselt. Ja meie imelised purksid on valmis. Vaatame, kuidas Austraalia koostisosadega siis maitseb. Okei, päris maitseb. Natuke teistmoodi kui Eestis, ma ei tea. Mingi astmekrist on erinevad, ma arvan, aga väga hea. Täitsa mõnus. Igatahes me teeme praegu jälle süüa. Uus nädal on tulemas või vahepeale meil hakkavad juba toidud vaikselt otsa saama. Teeme chili con carne, kuna meil ei ole mingi suurt vokipanni, siis me teeme nende 2 osas. Teeme poti chili con carne ehk siis toit minu jaoks. Muidu me peaks ideaalis ka porgandit, aga unustasime poest osta ja sellepärast toitu tegemata ei jäta. Mis me siia paime? Paime 2 erinevat värvi paprikat. Me ostame siis 300 paki, kus on erinev värvi. Siis me paime hulgas sibulat. Annes lõikes 2 suurt sibulat siia, valget sibulat. Siis me praatisime liha, tavaline seahliha. Ja potis on veel meil siis tomatid, tükeldatud tomatid konservist ja oad tomatikasmes. Lemmik on Heinzi oma. Siis me panime siia erinevad maitseained, soola, pipart, chillit natukene ostsime. Ja ongi selline toit, segame kokku ja ongi põhimõtteliselt valmis. Mõnus. See on mu lapsepõlve lemmiks toit.
ja lisaks me küpsetame. Meil on pirukad valmivad. Ühed on ahjus, teised on väljas. Ahjuuks on natuke vildakas, siis kasutame siukseid improviseerimismeetodeid, et seda kinni hoida ilusti. Ja ühed on juba valmis siin. Jahtuvad juustuomad. Kuna nädal hakkab ka meil läbi saama ja selle nädala kokkamised on tehtud, jätkub ka mõneks päevaks veel sellel uuel algaval nädalal, siis tõmbame selleks korraks otsad kokku. Ja kui teile meeldivad meie videod, siis me oleme alati meeletult tänulikud, kui te meie kanalit jälgite ja panete like, kommenteerite, võite jagada ka oma lemmikretsepte, sellepärast et minu meelest retseptide leidmine on alati üks suurimaid probleeme. Me alati jageleme sellega ja seda enam, et mina olen väga pirtsakas toituja, küll ei sobi mulle tööl üks ja küll ei sobi mulle teine. Ma ei tea, mingit toitu ma ei saa tööl süüa, sellepärast et ma ei saa seda süüa soojalt või külmalt või mida iganes, et kui see on seisnud. Ja mingit toiduaine mul lihtsalt ei maitse. Nii et väga tore oleks kuulda ka teie enda lemmikretsepte, mida näiteks tööle kaasa võtta või üldse, mida te sööte. Nii et aitäh teile ja näeme juba järgmises videos. Tšau!